Tere kõigile minu kanali jälgijaile. See järgnev luulevormis lugu, mis ma teile ette loen, on mind aastakümneid piinanud. Ja ma olen seda ammu tahtnud kirja panna, kuid pole olnud seda õiget hetke. Kuni eilse ööni, mil tundsin, et nüüd on just õige aeg see panna kirja ja salvestada. Ning loodan, et saan ka ehk kerget leevendust. Mu risti ema aastaid tagasi kord lahkelt teatas mulle, et minu isa oli kurjategija. See öeldu tungis mulle sügavale hinge ja siiani seal teeb ta oma ringe. Kui seda öelnuks võõras, kel teada pole tõde, on mõneti ehk mõistetav. Kuid sugulane, teades tõde, ei vääri minu silmis enam sugulase nime. Ja milles seisnes siis mu isa süü? Et ei tõmbanud selga okupandi rüüd, vaid pages metsa, jäädes eestlusele truuks. Said sabarakud sealt ta peagi kätte ja toimetasid okupandi ette. Need andsid talle tuusiku 25+5 ja nii see rong mu isa mineva siit viis. Kuid sealsed ametnikud mõistsid ruttu ja vabastasid peagi lukud. Et rohkem kasu sellest oleks neil, lastes isal meisterdada igasugu mööblit neile. Nii saigi elada ta vabamalt ja toitugi tal anti paremat. Ta sealne tuusik peagi lõpetati ning uue tuusikuga asendati, mis viis ta avastama uusi paiku, et kohata sealt taas kord kaunist neidu, kel aastaid tagasi kodumaal sai rinda kinnitatud valge metsik roos, öeldes, see tüdrukkord mul õnne toob ja täiendab mu küljeluud. Nii saatus taas nad kodust kaugel kokku viis ja oma kodu võõrsil rajasid nad siis. Kui ajad leevendust tõid sünnimaal, said pöörduda nad tagasi ka kodumaale. Ei olnud mu isa napsumees, ei mürgitanud kopse ka suitsuvingu sees, ei ajanud taga võõraid undrukuid ega levitanud külaraadios uudikseid. Ta tegi raskelt igapäevast tööd ja vahel väga lühikeseks jäid ta ööd. Tal varuks oli alati ka mõni nali ja ülemusedki tast kõrgelt pidasivad lugu. Jah, okupandi silmis kurjategija ta oli vist. Kuid Eesti Vabariik ta täielikult vabastas sest kõigest, kui sõjatribunal ta täielikult mõistis õigeks. Jäi mulle aga eluks ajaks hinge sugulase öeldu ja seda tühistada ei saa ka praegu. Näib võimatu, sest pole sellist kohut ega tribunali loodud, mis suudaks tühistada sõnad, mis kord öeldud.